Esimest ja teist tüüpi diabeet on Eesti ühiskonnas aina sagedamini esinev haigus. Veel tähelepanuväärsem on asjaolu, et Eestis elab tuhandeid inimesi, kes seda haigust küll põevad, kuid ei ole tänaseni diagnoosi saanud. Eesti Diabeediliidu president Ulvi Tammer-Jäätes sai esimest tüüpi ehk kõige raskema diabeedi diagnoosi juba 14-aastaselt. Naine ise ütleb läbi huumori, et tänavu täitub tal 50 aastat diabeedistaaži. Ma mäletan seda suve, kui ma enam ei jaksanud minna bussipeatusesse ja veepudel, ma võtsin liitrise piimapudeliga, veepudel oli kaasas, sellepärast et see jänu oli kohutav ja see nõrkus oli nii kohutav, et sporditüdrukust, kes enne võistles ja võitis võistlusi, ühel hetkel siis sai diabeetik, siis ei teatud diabeedist veel üldse. Praktiliselt ei olnud ühelgi tutvusringkonnas diabeeti kellegil, minu koolis ei olnud kellegil diabeeti, nii et see oli ikka väga suur šokk. Esmasele šokile järgnes toona paar päeva pisaraid. Siis tuli aga plaan paika seada, sest esimest tüüpi diabeet nõuab kohest sekkumist, vastasel juhul võib inimene surra. See nõuab igapäevast süstimist vahel lausa 2 või 3 korda päevas. Ma olen välja arvestanud nüüd selle, et kui palju ma olen elu jooksul süste saanud. Ja see on üle 100 000. Ja nüüd mõelge selle peale, et kui te lähete vaktsineerima või lähete mõnda väikest sutsakat saama, kui hirbus see inimesel on. Ja ega süstimisega käib kaasas ju ka veresuhkru mõõtmine. Tänapäeval nüüd küll on sensorid, mis on naha all ja mis annavad mobiiltelefoni peale sulle veresuhkru näidu kogu aeg. Aga sul on selline pidev kalkulatsioon ja arvestamine, et millal ma söön, mis mu veresuhkur on, kas mu veresuhkur läheb liiga alla, kas ma kaotan teadvuse, kas läheb suhkur liiga kõrgeks, nii et seda võib võrrelda sellise köiel kõndimisega. Ühel pool on liiga madal veresuhkur, mis on inimesel eluohtlik, teisel pool on kõrge veresuhkur, mis tekitab tüsistusi ja lisaprobleeme. Diabeedi haigetel on haigus alati kuklas. Kui esimest tüüpi diabeet ilmneb üldjuhul järsku ja tihti ka siis, kui inimese tervis on juba kriitilises seisundis, siis teist tüüpi diabeet hiilib ligi vaikselt. Kahjuks endiselt väga paljud patsiendid on diagnoosimata, et kui me räägime eriti teisest diabeeditüübist, siis teadaolevalt neid inimesi diagnoosiga on circa 70 000 täna Eestis, aga hinnatakse, et teist sama palju ehk siis 70 000 inimest tegelikult peaksid saama diagnoosi, aga täna sellest veel ei tea. See on väga paljuski elustiili haigus, seal tegelikult saab inimene väga palju ära teha, et seda haigust ennetada üldse. Esimest tüüpi diabeedi puhul mingit ennetust otseselt teha ei saa. Diabeedi puhul levib müüt, et see tekib juhul, kui inimesed söövad liiga palju magusat. Kaudselt peab see paika ainult teist tüüpi diabeedi puhul, sest seal on peamised riskitegurid ülekaal, liikumine ja toitumine ning seda on võimalik välja ravida. Esimest tüüpi diabeedi puhul on aga tegemist autoimmuunhaigusega, millega peavad inimesed elama terve elu. Sümptomid on mõlema puhul sarnased. Klassikaliselt just see sagenenud urineerimine, suur janu, öösel ei saa magada, peab käima kogu aeg tualetis, võib olla kiire kaalulangus, teinekord kõige ekstreemsematel juhtudel võime jõuda juba täitsa sellise teadvusehäireteni. Diabeetikute puhul on oluline meeles hoida, et kui neil hakkab halb, saab nende elu päästa kiire veresuhkru tõstjaga, näiteks kommi või mahlaga, vastasel juhul võib inimene vajuda kooma. Esimest tüüpi diabeet ei ole küll ravitav, kuid võimaldab õige ravi korral elada täisväärtuslikku elu. Mitmed avaliku elu tegelased, sportlastest kuni näitlejateni, põevad seda rasket haigust ning on näide sellest, et diabeet ei takista unistuste täitmist. Maailm ei saa kindlasti otsa, et kindlasti võtab natuke aega harjumist, aga mina soovitan julgelt oma arstiga rääkida, ma julgelt soovitan uurida oma sõprade tuttavate hulgas, sest tegelikult neid diagnoosiga, ka esimest tüüpi diagnoosiga inimesi on suhteliselt palju. Ma olen õnnelik ema, ma olen õnnelik vanaema, nii et ma olen reisinud üle 50 riigis maailmas, nii et ja ma armastan väga oma tööd, nii et ma arvan, et on võimalik diabeediga elada, kuigi tuleb vaeva näha ja nagu me oleme enne ka öelnud, et diabeet on tarkade inimeste haigus.